Alates 1997. aastast toimuvad Saue linnas loomingu- ja improvisatsioonipäevad, mida õpilased kutsuvad lihtsalt impropäevadeks või improlaagriks. Laager on mõeldud muusikakoolides õppivatele nii algajatele kui ka edasijõudnutele õpilastele. Samuti võivad osaleda ka õpetajad, kes soovivad oma õpilasi loominguliselt arendada. Impropäevade eesmärgiks on laste ja noorte loovuse aktiviseerimine, rütmika, koos musitseerimis- ning improviseerimisoskuse arendamine erinevate improvisatsioonimeetodite, stiilide ja kunstide abiga. Improvisatsioonipäevade raames toimuvad erinevad õpitoad, nagu näiteks vaba improvisatsiooni erialatunnid, loovliikumine, hääleimprovisatsioon, helilooming, kunst, džässimprovisatsioon ja palju muudki. Vaba improvisatsiooni erialatunnid on üks oluline osa impropäevade tegevuse kavast. Toimuvad nii individuaalsed kui ka rühmaviisilised improvisatsioonitunnid. Osaleda saavad kõikide erialade õpilased. Aktiivsetest osalejatest moodustatakse improvisatsiooniorkester. Lisaks vaba improvisatsiooni erialatundidele toimuvad ka loovliikumise tunnid. Loovliikumine on oluline, et tunnetada ja õppida tundma enda keha ja oma keha võimalusi. Tundide väärtuseks on keha liikumise sidumine muusika ja loominguga. Samuti toimuvad ka hääleimprovisatsioonitunnid. Hääleimprovisatsioonitundides õpitakse hääleaparaadi kasutamist. Hääl ja häälikud moodustavad omamoodi pilli, millega on võimalik musitseerida. Häälega improviseerijatest moodustatakse laagris osalejatest improkoor. Lisaks improvisatsioonitundidele on võimalik tegeleda ka heliloominguga. Heliloomingu tunnis osalevad need õpilased, kes soovivad enda loominguoskusi täiendada ning saada konsultatsioone Eesti heliloojatelt. Heliloomingu kõrval ja musitseerimise oskuste arendamise juures on oluline teada ka teistest kunstialadest. Selleks on improvisatsioonipäevade raames mõeldud ka teistele kunstialadele, nagu näiteks kunst. Kunstitundides õpitakse tunnetama muusikat läbi värvide ja erinevate kunstistiilide. Luuakse ka ühiskunstitöid. Loovliikumise, hääleimprovisatsiooni, heliloomingu ja kunsti kõrval
on võimalik tegeleda ka džässimprovisatsiooniga. Džässimprovisatsiooni tundides osalevad nii algajad kui ka edasi jõudnud erinevate erialade õpilased. Omandatakse džässmuusika altteadmisi. Edasi jõudnuid juhendavad Eesti professionaalsed džässmuusikud. Lisaks erinevatele õpitubadele on õpilastel võimalik sisustada ka sisukalt vaba aega. Tundidest vabal ajal on õpilastel võimalik jalutada looduses, ujuda ujulas, sportida võimlas ja suhelda uute sõpradega. Impropäevad lõppevad kokkuvõtliku improvisatsioonikontserdiga. Kontserdil saavad esineda kõik osalejad ning esitleda õpitubades omandatud teadmisi.